Moro, me oleme Erik ja Max. Uus Groovib või Gruvi hooaeg ja täna vaatamegi, kas värske Eesti muusika gruvib või ei. Gruvi. Let's get it. Tead Sadu bändi või? Sajab, jah? Mis sajab? Sadu. Ei tean küll, jah. Mulle meeldib see siuke emade core veits siuke. Mami core. See on nice, ma ei tea, Eestil on see folk asi alati on nagu, et wow, hot take. Hot take. Ma ei tea, ma ei ole väga asi, mida ma niimoodi kuulan, aga on põhjusega seal listitopis on tükk aega, ma arvan. Ja see on räigelt minu meelest, eriti see lugu. Aga mulle meeldib, nagu, kui see ette on tehtud elektrooniliseks. Et seda saab sitasti teha, aga nad tegid minu meelest päris hästi. Kepi muusika. Ja fuckboy muusika. Mulle näitab, kui Villem laulab. Aga oota. Villem Trillem on freak! Freaky! Ei jah, lahe, simple laul. Mulle meeldib, see ei ole nagu üle tehtud. Võttis vaid pool, seda kestab. Kargiling paneb juppi. What? Siia tulles nagu mõtlesin, et raudselt seda lastaks, siis ma mõtlesin, et mul ei gruvi see, aga nagu nüüd mul veits gruvib see, kuna nad teevad juppi. Jah, popid poisid on järsku natukene. Aldimaa. Villem seksib ja Karl Killing teeb juppi. Ja mulle ka gruvib. Okei, mulle gruvib see. Sorry. Pomm plahvatab või? Jaa. Sest kui sa oled haiglas, vaata. Tilgotid tal. Kas see on Duorud? Kõva. Sa teed Duorud või? Kus need Glastonburil olid või? Jah. Eesti duo Ruut. Duorud. Jaa. See oli väga ilus ja pani mind in my feelings. Ma ei tea, nagu äkki kõik on ikka nagu hästi nagu maybe everything's gonna be okay type laul nagu. Jaa. Aga gruvib. Tase. Fuck yeah, noh. Hääd või? Thank you, Jesus. Producer tag äkki. Äkki see räägib Jesus, produced by Jesus. Kas näeksid sa mind ilusana? Kas siis, kui mu sees kõik on purunemas? Viimase püüde See on veits muss, mis Baby Backist oleks. Et nagu sinne ju rocksad legend, aga mulle see ei gruvi. Ja ma ei hakanud nagu Jumalasse väga palju rohkem uskuma selle loo pärast. Usume iseendasse. Usu iseendasse. Ka siis, kui see lugu mulle ei gruvi. Thank you, Sünne Vältri. Poisid raseeritud, tüdrukud epileeritud, kabiinist haldu 4, täna kõik üle 4. See Lennu, rääkimata Joosep Proost, nagu Joosep Pro on geenius, aga see Lennu kirjutab nagu kõige retsimaid refrääne üldse nagu. Joosep Pro ja Lennu on nagu, nad on 3-4 aastat nooremad kui Erik ja Max. Teades mõttes. 70 kilta tunnis, sest nad tegi mulle head triku poisi kurvis. Kuidas sa tuled selle peale? Aasta lugu reaalselt, see on nii nice. See on nii nice. See ei ole isegi nagu overrated nice, see on nagu päriselt mega hästi tehtud nagu. See on vaata see Eesti see naljaka
elektroonilise mussi siuke buum. Nagu Raul Saaremet, see back-up'iku disko. Back-up'iku disko, jah. Et selles kontekstis see on väga hea laul. Aga kas teises kontekstis oleks? Mingid teised tribuvasta bootlegid on nagu, seal on kuulda, et seal ei ole nagu leidlikkust. Selles on nagu, vennad on nagu naljakad ja nutikad ja noored ja näljased. Jah. Kruviib. Ei kruvi. Joosep, te olete naljakad. Ma ootan nad esikele kaasa. Brian, what the fuck, Brian? See on väga cool. See on räigelt cool, jah. Kes see Eigu albumil see üks tšikk oli? Riste, jah. Et siis ma nagu avastasin nagu tema, kuna ma ise ka selle albumi peal ja ma nägin laivis ja see oli nagu mega värkendav. Ma ei teadnud, et Eestis on nagu noor pungiskene. Ja siis nüüd see on nagu rohkem silmi mulle avanud. Ja see ka, et vaata, et vahepeal kadus see põhjus ära, miks nagu punki teha ja mul on siuke tunne, et nüüd see hakkab nagu tagasi tulema. No, et kõik on halvasti. Mulle kruvib täiega see hea töös. Mulle ka. Siiamaani kõige parem asi, mis tahab mängida. Tase. Aga see, et sulle Joosep Pro ja Lenno veel, see on fucked up prees. Ma ei saa üle seda. Školnõi rap! Aga ma vist tean, kes on. Mul on mingi 4 erinevat inimest saatnud selle tema mingi TikToki. Ma armastan valged näides, kes räpivad, see on lihtsalt hull. Haudvaikus pole ükski silmapaari, kaasa uulitsale võtan terve kaadri. See on hea, mis kuradi uulitsast sa räägid, sa käid Trade House'is nagu shop. Vaata selja taha. Mul on siuke tunne, et ta üritab lihtsalt öelda väga agressiivseid ja julmi asju nagu. Ei, no selles mõttes, et jah, et võib-olla siis tal ongi kõik see tänavelu ja mingi tuhast ja mingi vaat selja tagust ja mingi G-klass. Aga et nagu ta ei teinud seda nagu usutavalt. Nüüd kui Joosep Pro räägib mulle peeretamisest, siis ma tahan nagu rohkem teada sellest peeretamisest, et ta teeb seda nagu karakteriga. Nagu ma ei kuulaks seda ebairooniliselt, aga nüüd ma olen jälle douchebag, ma ütlen halvasti. Oma arvamus ei ole douchebag asi. Inimene teeb mussi vähemalt. Jaa, facts. Ja käib Trade House'is ja mamma juures küntes. Bitch, mul ei kruvi. Bitch, mul ei kruvi. See laul tegi nagu tuju heaks kõige palju. See on mu playlistis olnud ka juba tropist saati, see on väga nice. Maria Kallastu, baby. Maria Kallastu ei missi ja Boy Pepperoni ka ei missi. Ja Tilmastu ei missi. For real. Jaa, nagu Fredi on nii haige nagu Boy Pepperoni, Rets. Ja Maria oskab väga hästi kirjutada. Kõik on Rets. Väga Rets on. Väga underrated laul. On. Kruvib. Sott. Sitaks. Kas see on Kerto Melder või? Joo! That's me! Eerik, kas sa ka selle ansambli nimed? Ei, no siis see on Kerdo, aga... Respekt meelest. Ei tea nime. Respekt. Väga lae. Jällegi, mis sitaks ja Boy Pepperoni beat nagu. Boy Pepperoni paneb fucking hullu tead. See on crazy. Ja Emily J kirjutab fucking häitsõnu sinna. Ega mulle kruvib see lugu täpselt selles võtmes, nagu, mis see lugu on. Nagu, et kui ma paneks mingid musakriitikud praegu, siis ma nagu teeks mingid pilkavad välja, aga nagu ma tean, kui ma olen ähtekal oma sõpradega 8 hommikul, siis nagu
keerutan puuse küll selle taustal. Mul on sarnaseid laule, mis mul kruvivad selles võtmes. Tal meeldib Erik Rieger samas võtmes nagu mis mulle see. Näed, see tõmmata nii käima, noh. Et ei kruvi. Mul kruvib. Ja what about it nagu? Pai Pepperoni on mu sõber, mul peab kruvima. Ma saan aru, miks see laul nagu inimestele peale läheb, see nagu meloodia ja see aga ainult nagu need esimesed 15 sekundit sellest nagu. Ja siis tuleb ju Shannoni pealt võetud refrään. Ja YouTube beat, mille eest teile makstud. Jah. On ju? How? Nüüd see, kuule see silbitus siin. See natuke kõlab nagu inimene, kes pole mitte kunagi peol käinud, kirjutab peost. Veits. Vaata ringid, tingi. Ja no see ongi see, kui sa hakkad mussi tegema, siis sa ei mõtle sellele, et mis oleks nagu, et see on liiga basic riim või asi. Aga mõelge. Ma kõlan nagu oldhead mingi räige hitta, ma ei ole üldse tegelikult. Meie tuleku ajal oli ka need nagu oldheadi, kes on nagu vastu võtnud, aga ei, selles mõttes nagu numbrid räägivad vastupidist või nad ju teevad nagu päris keelt nagu. Ja mina olen ka spämminud neid riime, mis on väga ettearvatavad alguses. Mul ei kruvi, aga ma ütlen, et tuld tiibadesse nagu, et küllap varsti läheb asi nagu ka minu topeltstandarditele tarbitavaks. Mul ei kruvinud ka. Et Lenno ja Joosep Pro lagu, see on crazy, et sul ei kruvi. Jou, selline see saade oligi. Saade on läbi, aga kui sulle see saade meeldis, pane like ja subscribe. Ja kui sulle meeldib meie kaks, tule 29. november Kultuurikatlesse meie albumi esitluskontserdile. Club Schlager, 29. november. Love, fun, respect. #peace. Pai Pepperoni.